Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss. Nüüd algab meil siis ametlikult nii-öelda see teine hooaeg ja kui varasemalt eelmisel hooajal me rääkisime erinevatest ettevõtetest ja nende kogemuslugudest ja seal vahepeal olid ka mõned erikülalised, siis seekordse hooaja ma olen planeerinud rohkem siis selliselt, et ettevõtetele ka mitte ainult kogemuslugude poolest kasulik oleks, vaid ka päriselt midagi juurde annaks ja et mingeid asju saaks natukene rohkem ka rakendada. Ja täna teise hooaja esimene külaline mul on Anu Ruul, kes on kestliku innovatsiooni strateeg ja interim ESG juht. Just. Täpselt samamoodi. Aga ma annan sulle kõigepealt sõna, et saaksid ennast natukene tutvustada ja siis vaatame, mis edasi saab. Tere ka minu poolt, aitäh kutsumast. Väga põnev ja privileeg ka siin olla. Tõepoolest mina siis interim ESG juht ja kestliku innovatsioonistrateeg. See justkui juba ütleb ära, aga jah, et sellised viimased 7+ aastat on peamine minu kirg ja töö koosnenud innovatsiooniteemadest, innovatsiooniprotsessidest ja nüüd, mida rohkem see ESG on kõigesse äriarendusse imbunud, seda rohkem mul on olnud vaja sellega tegeleda. Nii et jah, et eelmise või 2023, see on juba täna üle-eelmise aasta lõpus, oli suhteliselt selge, et tuleb see ESG asi lõpuni enda jaoks arusaadavaks teha. Nii et innovatsioonile liitsin juurde kestlikkuse ja see kombinatsioon justkui praegu väga töötab ja toimib. Aga kuidas sa ise tunned just nagu selle ESG poole pealt, et millal see teadmine ja kas siis mingisugune sisemine impulss alguse sai, et just nagu nende teemadega üldse tegeleda? Et mitte nüüd see, et sa võtsid lisaks innovatsioonile selle kasutusele, aga mingisugune natukene sügavam sisemine vaade? Võt see on hea küsimus, eks, et ma rohetiigritega olen juba 4-5 aastat koos pusinud ja teinud kestliku innovatsioonikoolitus Rohetiigrite Akadeemias. Mitu aastat lõin kaasa ja ma arvan, et võib-olla sealt see äratundmine nagu tekkiski, et inimeste küsimused olid ikkagi selle teema kombinatsioon, et enam puhtalt nii-öelda innovatsiooni terminoloogia ja protsessiga ei saa kogu äriarendust käsitleda ja seal ma nägin, et on vaja upgrade'i, et tulla siis sellesse ajajärku või aega, kuidas soovite, kus tegelikult kogu majandusliku väärtuse loome käib läbi kestliku innovatsiooni ehk siis arvestades keskkonnamõjudega, arvestades sellega, mida sa pead mõõtma, arvestades selles ka, kuidas sa pead mõjualasid juhtima või jalajälge vähendama, et kõik see tuli sinna juurde liita, et majandusliku väärtuse loome, äriarendus, uued innovatsioonid, protsessid, tooted, teenused oleksid kõige sellega siis kooskõlas. Kas sa mäletad ka, mis sulle esimene selline projekt oli siis innovatsiooni ja rohe teemasid kaasates? Aga kombineerides nagu? No jah, jälle, et kuhu see joon tõmmata. Võib-olla näitena kui eelmise või 2024 jaanuar-veebruar algas minu koostöö AkzoNobel Baltics aktsiaseltsiga, mis on siis keemiatööstusettevõte, nii et meie jaoks need olulised mõjualad on seal täie rauaga 10 standardi raames, aga jah, et sealt justkui tekkis see esimene hands-on või käed küljes kogemus sellest, et kuidas tootmisettevõttes, kus kõik justkui on asjakohane, oluline, mõõdetav, juhitav, kuidas see süsteem siis panna sinna ESG konteksti või sinna ESG sõnavarasse, ESG raamistikku, sest et ju 90% tegevusi juba on kaetud keemiatööstuses, kus kõik on reguleeritud, keskkonnanõuded, kompleksload, kõik on mõõdetud, juhitud, kontserni poolt ette öeldud.
nii et see oli esimene selline väga hea vaade sellest, et kuidas kestlikke investeeringuid tehes säästetakse 6-7-kohalisi summasid aastas, kuidas juhtkond on kõik joondus, kuidas see on päris asi, kuidas ei ole lihtsalt tee paber ära meid sega stiilis on ju üritus, et see tohutult võimendas minu jaoks seda usku, et kestlik innovatsioon on võimalik ja kestlikkus oma sellise negatiivse tooni või see sõna, kõik ju see rohepööre ja roheline ja kõik jätkusuutlik ja kõik see terminoloogia on ka omandanud teatavat sellist negatiivset varjundit, sest selles kommunikatsioonis on hästi palju müra. Aga jah, et see selline päris hands-on käed küljes kogemus ettevõtmises, kus see toimib, on juhitud, mõõdetud edukalt konkurentsieelisena, võimaldab mul justkui sirge seljaga öeldagi, et see on päris asi, see on tehtav, see on konkurentsieelis, see peakski nii olema. Oskad sa mõne näite ka tuua sellest, kuidas ta konkurentsieeliseks on osutunud näiteks siis Akso Balticu näitel? No kõige lihtsam näide võib-olla, kui keemiatööstus on väga reguleeritud, mis aineid tohib kasutada, mis aineid ei tohi kasutada ja neid keemilisi komponente või toksilisi komponente siis kogu aeg järjest keelatakse ära. Järk-järgult on ju. Ja Akso on ka kontsernina kogu aeg oma ajast ees, et kui ta teab, et aasta pärast jälle midagi võetakse retseptidest maha, siis juba innovatsioonilaborid töötavad sellega, et leida uued retseptid, tagama peab ju toote kvaliteedi, nakkekindluse, veekindluse, ilmastikukindluse, kõik see, et jõuda siis retseptini, mis vastab seadusele, regulatsioonidele, võib-olla enne teisi. Ja on olnud hetki, kus Sadolin, Hammerite, Pinotex riiulid on tooteid täis ja konkurentide riiulid on tootetest tühjad, sellepärast, et nad ei vasta regulatsioonidele. Ja samamoodi, kui me räägime kestlikust innovatsioonist, siis seal meie tööstusest 2 näidet laevandusest ja autotööstusest, kui mõelda, et okei, et kuidas siis värviga veel saab mõjualasid vähendada ka teistes sektorites või klientide jaoks, siis laevavärvid täna on juba selliselt välja töötatud, et vähendada hõõrdejõudu, vähendada kütusekulu, samamoodi autotööstuses ja autovärvide puhul ja näiteks ka majavärvid, katusevärvid, mis kas siis vastavalt peegeldavad soojust või päikesevalgust ja soojust neelavad, et temperatuuri siseruumides reguleerida. Nii et see on jah selline hästi mitmekihiline ja suur vaade, et mitte mõelda ainult oma mätta otsast, vaid sellest, kuidas siis valdkonna innovatsiooni ja ressurssidega saab ka teisi valdkondi mõjutada positiivselt. Nüüd hakkas mõte käima just nagu nende katuste ja nende värvimise poole pealt, et jube hea oleks, kui saaks nagu ühelt poolt siis kasutada neid katuseid, need siis heledaks värvida, et see päike ja valgus paremini peegelduks, aga et seal oleks see CO2 kinnipüüdmise mingisugune võimekus ka veel juures, et ta siis saaks kõik need asjad kohe ära katta. Ja, eks kõik need küsimused ongi innovatsiooni meeskondade laua peal ja see ongi kestlik innovatsioon väga otseses mõttes. CO2 puhul ja selle neelamise puhul see on nüüd väga keeruline lai teema, mina ei ole kindlasti CO2 ekspert, aga jah, et seda püüda õhust matta pinnasesse, see on Euroopa Liidu liikmesriikides olnud ju mitu aastat juba teema, suured investeeringud on tehtud, aga väga suur nii-öelda tõrge on selles, et kuhu matta, kuhu ladestada. Et neid kilomeetreid on natuke liiga vähe versus see, et kui palju seda peaks õhust püüdma. Tehnoloogia on jätkuvalt väga kallis, aga just nimelt see tehnoloogia hinna murdmine on võtmeküsimus, et kõik nii-öelda kestlikud tehnoloogiad, kestlikud innovatsioonid, mis turule on jõudmas või jõudnud, eeldavad hinna murdmist, et neid saaks skaleerida. No eks kõik asjad ongi alguses kallimad, kuni siis ühel hetkel hakkavad vaikselt liikuma sinnapoole, et saavad meile kõigile kättesaadavaks. Just, et see raskus tuleb meil ületada, et see oleks üldse võimalik, nii nagu, ma ei tea, mõni aeg tagasi GPS, fotoaparaat, arvuti, kalkulaator,
ma ei tea, mis veel olid. Ja, olid kõik erinevad seadmed ja maksid väga-väga palju raha, täna on kõik ühes ja laialt kättesaadavad, et sama efekt siis peaks tekkima mingil hetkel ka kestliku innovatsiooniga. Aga nüüd uuesti Akso näitel, kas need kategoriseeruvad nüüd siis väikeste, keskmiste või suurte ettevõtete hulka ja millest sa nende puhul nagu alguse tegid? Jah, et meie oleme tütarettevõtte konsolideerimise erandiga ja näitajate poolest justkui jääme just sinna suure piirimaile, aga konsolideerimise erand meil on, aga meie Baltikumi üksuse juhtkond väga selgelt otsustas, et me teeme ise asukohapõhiselt, et osata teadlikult mõjualasid juhtida. Nii et ma arvan, see on selline hea näide, kuidas asjad võiks või peaks olema, ilma et regulaator justkui siis sunniviisiliselt sind paneb neid asju tegema, et see on nii praegu meie puhul ja alustasime ikka nii, nagu kõik alustavad, väärtusahela ülesed võimalikud olulised aspektid, kahese olulisuse hindamine, tegevuskavad, mõjud, riskid, võimalused, CO2 mõõtsime ära, nii et kõik, mis ka teised pusivad. Aga täpselt samamoodi soovitakse alustada ju ka VKE-del, et kõigepealt siis väärtusahel, kõikide oma sidusrühmade hindamine, analüüsimine, nendega kontakteerumine, kogu see kommunikatsiooni pool siis. Aga kas on mingi selline hea koht, millest alustada VKE-de puhul, et mis see nagu esimene võiks olla, et nemad ei ole kohuslased. Ja, aga mis nad teha võiks? Tõepoolest kohuslased ei ole, küll aga siis see seadusandlus näeb ette sellist nii-öelda nügimise efekti, eks ju, et VKE annab või nii-öelda justkui peab andma, ütleme siis nii suurettevõttele päringu korral teatud andmeid, võrreldavaid andmeid, sama meetodiga kogutud andmeid ja täna on ka ju riigihanked, et kui Eesti riigihangetest nüüd 22 statistika näiteks 88% riigihangete võitjatest olid VKE-d, siis riik ka kindlasti omab siin suurt jõudu selles, et kes saab üldse hankes osaleda. Ja juba ju riigihangete strateegilised eesmärgid näevad ette, et minnakse üle keskkonnasõbralikele hangetele, nii-öelda need rohehanked, mulle see rohesõna enda üldse ei meeldi, aga lühidalt siis see rohehange ja seal on väga selgelt defineeritud, et eelistatud on madala süsinik jalajäljega, energiaressursitõhusad, ringsed tooted, teenused. Küll aga, et väita, et mul on selline asi olemas ja ma pakun seda hankes, see eeldab ju kolmanda osapoole verifitseerimist, mis siis eesti keeles tähendab rohemärgist. Nii et ka näiteks puhastusproff, kes on Eestis üks suurimaid puhastusteenuse pakkujaid, rongid, lennukid, suured ülikoolid, nende hallata. Samamoodi koos nendega praegu taotleme luigemärgist, ehk siis Nordic Swan, mis katab ära ka hangetes nõutavad kõik rohemärgise komponendid ja on A-klassi rohemärgis. Samamoodi on A-klassi rohemärgis Euroopa Liidu enda rohemärgis ja võib-olla kui saaks anda selle ühe soovituse VKE-le või kes hakkab alles pusima, esiteks just kui tuleks siis kõigepealt näiteks guugeldada VSME December 2024 Google'isse panna Voluntary Small and Medium Enterprise standard detsembris kinnitati ära ja seal on väga palju uusi nüansse. Et see läbi lugeda, mul on ta endale eestindamisel. Kui ma saan selle eestikeelse PDF-i valmis, siis ma kindlasti saan seda ka jagada. Aga jah, kõigepealt võib-olla see läbi töötada ja mida mina julgen soovitada, on ikkagi ühe rohemärgise taotlemise peale mõtlemine, sest Euroopa Liidu rohemärgist, mis on ka A-klassi rohemärgist, saab taodelda eesti keeles ja esmane taotlemine on kas 300 eurot ja selle säilitamine 120 eurot aastas. Seda saab eesti keeles Keskkonnaagentuuri kaudu teha. Ja selle taotlemise käigus väga mitmed nii-öelda kaardistused, analüüsid, dokumentatsioonid juba läbitakse, mida on vaja ka selles nii-öelda suures ESG pildis ja suures andmete jagamises panga riigihanke või suurkliendiga. Nii et jah, võib-olla
need oleks sellised esimesed tehnilised või praktilised mõtted. Selle standardi järgi ta saab nüüd, VKE-d saavad rohkem aru sellest, et mida nad võiksid teha, saavad mingisuguseid mõtteid, saavad kirja panna, saavad mõõta, analüüsida, aga kui nad tahavad nüüd mingisugust märgist taodelda, et siis neil on nagu mingisugune esimene selline, mitte küll siis käega katsutav otseselt, aga midagi on nagu olemas, et mille järgi seda märgist valida, äkki sa lahkad seda teemat ka natukene? Jaa, mille järgi märgist valida, esiteks, kas minu toode või teenus kvalifitseerub sellele märgisele, sest et luigemärgisel on täiesti oma perekond märgiseid, mida saab väga paljudele valdkondadele laiendada. Euroopa Liidu rohemärgis ka vaadata, kontrollida üle, mis need valdkonnad on, millele väljastatakse. Siis kindlasti aru saada, kas konkreetne märgis on nõutav. Näiteks, kui mul on Põhjamaade turgudel äri või mul on vaja kuskil suurhankes osaleda või Euroopa Liidu hankes osaleda, et kas see märgis kvalifitseerub, et kui ma taotlen võib-olla märgise, mida ei tunnistata nii-öelda ühel või teisel olukorral, et siis justkui võib-olla saaks valida alternatiivse. Aga jah, et reeglina sellised A-klassi ökomärgised, nad ongi, oma nimi ütleb ära, et vastavad kõikidele tingimustele, mida siis Euroopa Liidu liikmesriikides nõutakse ja tingimustele, mis siis vastavad ka kõikidele mõõdetavatele rohenäitajatele, kestlikkusnäitajatele. Et jah, see analüüs ära teha. ISO keskkonnastandard loomulikult ka suhteliselt selline analoog ja katab palju ära, küll aga täna juba, kui on hankes nii-öelda samaväärsed pakkujad, ühel on rohemärgis, teisel ei ole, on mõlemal ISO, siis võib see kaalukeel sinna kukkuda. Ja EMAS, mis on siis selline kõige suurem keskkonna juhtimissüsteemide dokument. Seda on Eestis vist 6 või 7 ettevõtmisel, et see on ka veel siis selline kõrgema kategooria märgis, ei ole märgis, standard. Ja. Nii et sellist analüüsi võrrelda, kas rohemärgis, kas luigemärgis, kas Euroopa Liidu oma, kas võib-olla on vaja kolmandatesse riikidesse pakkuda midagi, kas seal on mingisugused märgise tingimused või rohesertide tingimused, et väga populaarne on praegu ka rohekontor, et ma järjest vaatan, kuidas kõik tulevad välja, et nüüd on käes, nüüd on olemas. See on ka huvitav kontseptsioon, jah, et minu jaoks ta kuidagi on praegu olnud selline nice to have, sest ma ise puutun kokku konkreetselt nagu tootmisega ja teenuse osutamisega, mitte oma kontoris. Miks ma selle välja tein, ongi just see, et see on see esimene võib-olla selline tõuge, et millega siis nagu edasi liikuda, et sa saad selle kätte, sul on juba natukene see, et tahaks rohkem. See natukene skaleerib seda tegevust ka sealt. Jaa, võib-olla küll, et see algab ju kõik sellest teadlikkusest ja kui esimesed harjutused on läbi tehtud ja on aru saadud, et ei olegi nii hirmus või ei olnudki nii kulukas või ressursimahukas, et võib-olla tõesti jah, aga kuna tõesti praegu suurte puhul on ju põhiaur läheb praegu sellele, et olla compliant või olla selle regulatsiooniga kooskõlas ja VKE-del läheb põhiaur praegu kartmisele. Mida tegelikult ei tasuks teha. Et siin ma võib-olla ka kasutan võimalust, et seda tõepoolest kindlasti ei pea kartma. Ja see külajutt, et VKE-le on ka kohustuslik ja ka audit kohustuslik, et see absoluutselt ei pea paika. Et tõesti, et võite guugeldada see VSME December 2024, see standard tuleb PDF-i kujul EFRAGi lehelt välja. Saate avada selle ja vaadata, seal on ilusad tabelid ette tehtud, jäätmeid, kuidas võiks avalikustada, CO2, kuidas võiks arvutada, Scope 3 VKE ei pea pusima, et jällegi sellised hirmukohad on väga sagedased, ühel juhul isegi üks 10 töötajaga ettevõtja küsis, et kas ma pean nüüd ESG juhi palkama, ei pea, et tõepoolest 10 töötajaga näiteks raamatupidamise ettevõte, palun ärge palgake endale ESG juhti, et need harjutused on ilusti VKE puhul tehtavad, saab valida koormuse mahu vastavalt tõesti siis oma
tegevusvaldkonnast lähtuvalt, suurklientide soovidest, kas on üldse plaan pangast midagi küsida, kas on üldse riigihanked meile olulised, et kui need vastused on kõik eid, siis pusime rahulikult edasi ja teeme ju oma parima nagunii. Kas oskad siinkohal mõne näite ka tuua, kus VKE on siis oma ESG tegevusi edukalt skaleerinud ja saanud edasi liikuda? Skaleerimise all sa mõtled? Läinud suuremaks, laiemaks, paremaks, innovaatilisemaks, midagi sellist. Ja võib-olla VKE puhul skaleerimist saab tõlgendada ka kaasamise suurendamisena näiteks, et minu jaoks juba see, et kogu meeskond või juhtkond on kaasatud ja sama nii-öelda lehe peal on juba suur võit. Et jah, et siin hästi sellist tuleb ettevaatlik just sellega olla, et see lugu või see distsipliin ei olekski nii-öelda, et tee sina ära meid sega, antakse kelle kvaliteedijuhi või personalijuhi või büroojuhi kätte lisaülesandena. Et tee ESG ära. Mis sa sellest kontseptsioonist arvad, et kui öeldaksegi niimoodi? Ja, ma saan sellest aru, sest et ESG distsipliini maht on hoomamatu inimese jaoks, kes ei ole kokku puutunud. Et ma saan täiesti aru, kus see mõte võigi tulla, sest jah, et kui inimene ei ole selle ESG distsipliini nii-öelda sisse jõudnud vaadata, mis võtab ka ju tohutult aega, et sa üldse saaksid sellest mahust, kontseptsioonist, järgnevusest, protsessist, eesmärkidest, tulemitest aru, kui palju siis see hõlmab, kas see üks tee ära meid sega inimene, see ei ole realistlik, eks, et seal on vaja kaasatust, seal on vaja mitmeid osapooli, et sellest asjaks saaks päris asi. Ja see on strateegiline otsus, et kas me teeme ta paberina või me teeme ta juhtimistööriistana ja mõlemad pidi tehniliselt on võimalik. Aga jah, et ma kindlasti julgustan ikkagi liikuma sinna juhtimistööriista poole, et ta oleks teadlik tegevus, kaasatus oleks suurem ja minu jaoks see edukas ESG skaleerimine, kui neid sõnu võib kõrvuti kasutada, ennekõike tähendabki seda, et inimesed joondus, nad saavad aru, mis see on, miks nad midagi teevad, et neil ei ole nii-öelda asendustegevusi, et see kõigel oleks justkui mõte sees, jah. Ma ise näen seda, et kui nüüd ettevõte tahab hakata selle kõigi oma roheteemadega tegelema ja ta annabki selle lisaülesande siis näiteks turundusjuhile, siis kogu see asi ongi turunduslikus vaates natukene kallutatud. Ta võib sottuda niimoodi. Et kuidas sa ise nagu sellele näed, kas seal peaks olema keegi siis hoopis ettevõtte juhtkonna poole pealt, kes siis nagu nende teemadega rohkem tegeleb ja ta näeb seda laiemat pilti või siis see turundusinimene, kelle põhiülesandeks ongi siis väljaspoole näidata seda võimalikult ilusana? Siin on kohe terve maailm ühes küsimuses on ju koos. Hea lai küsimus. On ju. Siin nüüd võib-olla tuleb eristada, et suurettevõtte puhul turundusjuht kindlasti ei tee seda harjutust ära ja ma loodan, et suurettevõtete puhul ka tänase seisuga enam see ei tohiks olla nii, et kellegi lisaülesandena see pandud on. Täna juba suured ju palkavad mitte ainult ESG juhte, vaid raporteerimise juhte, compliance juhte, kestlikkuse juhte, et neid tiitleid sinna meeskonda aina lisandub, sest ajas tekib teadmine, mis see maht on, jah. Kui nüüd VKE puhul rääkida, et mis on nagu realistlikum stsenaarium, et ta istub kellegi lisaülesandena või turundusjuhi lisaülesandena. Jah, ma usun tegelikult, et turundusjuht on esimene, kes aru saab, et iga sõnum peab olema tõestatav, tõenduspõhine, iga väide peab olema tõenduspõhine, et kui meil tulebki nüüd see roheväidete direktiiv, mis hakkabki siis justkui eeldama, et kõik, mida sa väidad, turunduskanalitest, sõnumitest peab olema kontrollitav, tõendatav. Nii et jah, ma kahtlustan ka, et tänaseks ei tohiks olla ühtegi turundusjuhti, kes sellesse kergekäeliselt suhtub. Jah, see on võib-olla 5 aastat tagasi, võib-olla see nii oli või eelmise 5 aasta jooksul, aga jah, et tänase teadmine distsipliini keerukusest ja kaalust on niivõrd palju juba teine.
et jah. Et praegu võib siis nagu seda pidi liikuda. VKE puhul... Vale küsimus muidugi, aga... Jah, eks, et VKE puhul tõepoolest ma ei näe, et on vajadus täiskohaga inimene palgata, aga VKL ja VKL on ka vahe, et näiteks minu 2 klienti, kui me räägime puhastusprof, 10 miljonit akso on ju seal piiri ääres, suure ääres, et vajadus on ju teine. Ja ühel võibki juhtuda, et on mingi hetk vaja. Ja teisel on teadmine ettevõtte sisse tekkinud, juhtkond soovib ja on siiralt huvitatud mõjualade juhtimisest, on kaasas ise omaniku tasemeni ja ei ole vaja luua kohta. Ja väga suuresti oleneb ka tegevusest, millega ta konkreetselt just täpselt valdkonnast ja interimina mina samamoodi, et kui me teeme koos näiteks 6 kuud, me anname kõik tööriistad, tabelid, andmekogumised, protsessid jäävad ettevõtte sisse, teadmine jääb ettevõtte sisse, et eesmärk ju ongi, et kui mina justkui välja astun, siis ettevõtmine suudab iseseisvalt seda kõike edasi teha ja protsess ja teadlikkus on paigas, et see on hästi suure kaaluga, kas ettevõttes on protsessid, tööriistad, teadmine või tehakse seda kuidagi juhuslikkuse alusel, et täna keegi midagi küsis, vasta talle midagi. Et jah, et ei saa nagu mustvalgelt öelda, mis suunda valida, kas luua töökoht, kas anda kellegile lisaülesandena. Pigem ma näen, et see edu nii-öelda võti ongi see kaasatus, koos tegemine, isegi kui näiteks turundusjuht on ametlikult vastutav, aga et tal oleks teadmine, et need 5-6 inimest, tema saab mulle juhtimisprotsesse teha, tema saab mulle inimestega seonduvat sisendit, eesmärke anda ja keskkonna küsimused on ühe või teise inimese peal, et teha, et seal on selline koos tegemise jõud. Kas sa ESG poole pealt tunned ka seda, et ühel hetkel oled selle ettevõtte sees seal, tegeled sellega, mis see põhieesmärk on või millal sa saad öelda, et nii, nüüd on tehtud, nüüd on kõik, nüüd võib minna? Hea küsimus on ju, et millal et ma tegin ESG ära, et mulle see kontsept... Nüüd see vastus, mida ma ootan. Mulle väga meeldib see kontseptsioon, et ma tegin ESG ära, et seda niimoodi ära teha ei saa, aga minu jaoks on endal iseenda tööna või interimi tööna on just see, et mina saan välja minna siis, kui ettevõte teeb kõiki neid asju iseseisvalt. Siis kui see on tal strateegiasse sisse juurutatud? Just protsessid, andmete kogumine, miks mingid andmeid kogutakse, mis me nende andmetega teeme. Kuidas neid andmeid säilitatakse? Ja kuidas säilitatakse täpselt, et kui sul on see süsteem paigas ja ma saan aru, miks ma seda teen, sest see nii-öelda vaenlane sellel distsipliinil ongi see, et kui ma teen mingeid asju, millest ma ei saa aru, miks ma teen, miks ma seda Excelit täidan, miks ma neid andmeid kogun, me ei tee ju midagi nende andmetega, et kindlasti vältida. Igaks just täpsustan siin, et see maa on see ettevõtte juht või ettevõtte siis... Ja inimene, kes on nii-öelda vastutav siis ettevõtte sees sellele, et kui ma istun seal Exceli taga laupäeval on ju lisatunde teen ja aru ei saa, et miks ma siin olen, siis see on väga frustreeriv, eks, aga just, et kui see on hästi teadlikult nii-öelda valitud, meile olulised mõjualad, teadlikult eraldatud selleks ressurss, mis on esimene indikaator, kui nii-öelda mõjuala juhtimiseks ressurssi eraldatud ei ole, siis ma ei saa öelda, et ta on mulle oluline mõjuala, eks. Et see on väga hea selline lakmuspaber, et kui ettevõte ütleb, et eesmärk on vähendada 50% kasvuhoonegaase, aga ühtegi nii-öelda investeeringuplaani sellel taga ei ole, siis tuleb ka natuke ettevaatlik olla, et just nimelt see miksi puudumine tekitabki kindlasti trotsi, et kõik justkui, mis on valitud lauale tegemiseks, peab olema päris asi, päris mõjuga, päriselt juhitav, päriselt investeeritav, nii et jah. Aga kuidas sa vaatad nüüd selle peale, et kumbast poolt siis alustada, kas innovatsiooniga ettevõttes või selle ESG asjadega, vaadata, teha kõigepealt olulisuse hindamine ära, vaadata, rääkida oma sidusrühmadega, vaadata, kuidas sealt natukene vähemaks saab, või siis innovaatilise poole pealt just, et mida saaks siis kuidagi, ma ei tea, digitaalselt näiteks paremaks või mingisugused tehnoloogilised uuendused, rohetehnoloogiate kasutusele võtta, et midagi sellist, et kuidas sa nüüd finantsilise poole pealt ja sellest suunast siis seda vaatad?
Ja jälle selline muna ja kana on ju ja just see, et kuidas me innovatsiooni defineerime, et innovatsioon on palju laiem kui ainult uus toode või teenus, et see on ka protsessi tõhusus, kõik muud. Ideaalses maailmas see kõik käib justkui kooskõlas, et me investeerime uude tehnoloogiasse, mis vähendab meie energiatarvet, emissioone, veetarvet näiteks on ju, kui on veemahukas tootmine. Versus me arendame ise välja tehnoloogia, mis säästab meil vett, me ise testime, katsetame, meil on insenerid tööl näiteks on ju. Et siin on ka vahe, et kas ma ostan juba turul testitud ja tõestatud parima praktika sisse või ma lähen ise ja investeerin R&D-sse või teadusarendusse innovatsioonimeeskonda, kes siis otsib, valideerib, testib, et mõlemat pidi saab, mõlemat pidi tehakse. Nüüd digitööriistad, kuidas võimendaks seda ESG aruandlust või ESG teemade juhtimist, siis VKE puhul ma nagu selgelt näen, et Excel on väga hea. Ma tean, et raamatupidajad praegu kõik nagu pahandavad, aga VKE puhul tõepoolest mõjualade juhtimine, andmete kogumine, hirode kaardistamised on täiesti tehtavad olemasolevate tarkvaradega, et suured loomulikult siin integreerivad ERP-e ja panevad API-si igale poole vahele ja loovad uusi integratsioone veel uute tarkvaradega, sest taksonoomia ja masinloetavus on kohustuslik ja suurele, aga VKE puhul seda ei ole, mis tähendab, et ta saab ka oluliselt väiksema tarkvara pargi uuendusega hakkama, nii et võib-olla 2 sellist digitööriista, mida ma julgen soovitada VKE-le, mida ma ise kasutan. Et loomulikult ChatGPT tasuline versioon, aga mida ma just ka ise nüüd võtsin kasutusele Google'i Gemini Pro, mis aitabki võib-olla teha just nimelt selle rohemärgise analüüsi ära, milline mulle paremini sobiks või anda sulle allikad. Ma ise mäletan, kui ma alustasin, ma otsisin kestlikkusaruande standardite linki 2 tundi, eks ju. Et kui sa küsid Geminilt, siis võib-olla säästad need 2 tundi. Nii et sellised keelemudelid, mis täna on väga head abimehed, $20 eest kuus täitsa rahulikult võimendavad kindlasti seda pusimist VKE jaoks, aga jah, suure puhul loomulikult on kogu see integratsioon ja IT pool ülioluline. Ja see on juba väga suur või siis on ikka mõjusapsakas, kui sa neid tööriistu, AI tööriistu siis, mis tänapäeval kätte saadavad, ei kasuta. See on jah, ressursside ebatõhus kasutamine. Aga sa oskad mõne hea näite tuua ka siis rohetehnoloogia poole pealt, et mida on kuskil kasutusele võetud, mida on siis ettevõtted leidnud enda olemasolevatest ettevõtetest, et seda saaks teha. Et mis on selline hea näide, et mitte nüüd need, mis ongi alguse saanud siis mitte startupi puhul, aga nagu ettevõttest seest. Mulle kohe esimesena tuleb üks vahva näide meie enda akso pealt, ma võin ekspluateerida veel korra, siis selline tore metoodika nagu sigatamine. Nii. See on inglise keeles on pigging, et tegelikult jah, see ei ole justkui nagu meie originaal, aga see tähendab siis torude, milles liigub värv, puhastamist, ühe sellise natuke nagu noitsu moodi või sea moodi vidin, mis lükatakse sealt torust läbi enne, kui puhastusveega läbi lastakse, ehk ta korjab siis värvijäägid kokku. Mis jõuga ta sealt torust läbi läheb? No see on juba nii tehniline küsimus, et mina jään siin vastuse võlgu, et kuidas see suruõhk seal liigub, aga jah, et see pisikene vidin siis liigub läbi kõikide nende torude, võtab kaasa värvijäägi, mis tähendab, et veekasutus torude puhastamiseks drastiliselt vähenes näiteks, et jäätmete vee nagu nii-öelda ressursitõhusus oluliselt suurenes, samamoodi mehaanilised filtrid ühekordsete filtrite asemel, isikukaitsevahendite väljastamise automaadid, mis vähendab isikukaitsevahendite raiskamist näiteks. Ja maailma pealt nüüd kestliku tehnoloogiat, innovatsiooni, seda nüüd tuleb igalt poolt päris palju. Küll aga valdav enamik sellest veel ei ole jõudnud skaleerimise faasi, just nimelt maksumus
ja kasutajamugavus ja kõik nii-öelda need faasid, mis innovatsiooniprotsessis läbi tuleb teha, enne kui saaks suure enamikuni jõuda. Aga jah, CO2 püütakse õhust juba, ladustatakse pinnasesse või ladestatakse pinnasesse, siis näiteks meie enda ju ka justkui üks viimatine edulugu kestliku innovatsiooni puhul on Raiku, kuigi Raiku vist on natuke nagu startupi moodi. See ongi see, millest nemad nii-öelda alguse said, aga just see, mis on ettevõttes endal sees tulnud. Ja nemad ju samamoodi olid ju TalTechi laboris mitu aastat enne, kui nad selle puidukiu said nii heaks, et tööstusliku tootmisse jõuda. Aga jah, siis nii-öelda mullikile asendamine pakendites transpordi jaoks puiduga on Eesti jaoks esimene selline ehtne kestliku skaleeritava innovatsiooni näide või meie oma Voola, eks ju, kes teeb sama asja, asendab mullikilet ja kiled plastikut pakendites lambavilla jääkidest. Ja välismaalt ka äkki mõni näide? No Hollandist võib-olla võib tuua ühe näite, kus Hollandis on hästi palju kanaleid, mis liiguvad suurde veekogusse, lõpuks ookeani välja ja et kanalitest siis prügi kokku koguda ja kollektoritesse suunata, et nad ei suubuks suuremasse veekokku, pandi kanalite põhjadesse torud, pandi jälle surve õhk sisse, tehti augud sisse ja see tekitas sellise mulliseina vee alla ja see ei häiri linde, see ei häiri kalu ja see lükkab siis kogu prügi ja plastik tagasi. Nii et sellised mulliseinad vee all ei eelda tuumafüüsikat ja suurt kõrgtehnoloogiat, aga on väga-väga tõhusad näiteks. Ja kas sa tead, kas see ulatub ka nagu siis veekogu põhja? Ta ongi see nii-öelda või põhjast tuleb see mullisein? Põhjast tulebki, et see toru pannakse vee põhja ja sinna ülespoole kerkib siis see mullisein füüsikaseaduste tõttu. Mis see pikkus on siis või kui sügavale saab panna seda? Võt ma ei teagi, mis see Hollandi kanalite sügavus on, et sinna ta igal juhul ilusti kohaldub. Jah, et kas ta kohaldub ka näiteks ookeani sügavustesse, see ongi nüüd jälle see innovatsioon ja kestlik innovatsioon, mis vajab. Ootame seda veel. Ootame seda just, aga ju see algpõhjuse ta kenasti või seda probleemi ta lahendab, et prügi või pakend või plast ei jõua ookeani. Et igal juhul toimiv lahendus ja Saudi Araabias näiteks, kui mõelda selle peale, et mis on kestlikud innovatsioonid, mis juba adresseerivad kliimamuutusi, juba nii-öelda tagajärgedega tegelevad, siis seal on linnatänavaid, suuri linnaväljakuid, kus on püstitatud suured sellised päikesevarjulaadsed tooted, mis automaatselt avanevad, siis see materjalitehnoloogia, ehk see kangas, mis peab vastu tuli kuumale, liivale, kõigele, mis seal on, avaneb ja linnatänav või peaväljaku ongi nii-öelda katus peal, et temperatuur linnatänaval oleks madalam ja seal on ka niisutussüsteemid sisse viidud, et kui õhuniiskus langeb kriitilise tasemeni, siis automaatne õhuniisutus toimub linna suurel peaväljakul. Nii et sellised kliimamuutustega kohanemisi innovatsioonid on sama aktuaalsed kui põhjuste likvideerimised. Mis sa meie väikese Eesti puhul näed, et mis siit nagu edasi saab kogu selle innovatsiooni ja roheteemadega kooskõlas? Väike Eesti on väga seotud Euroopa Liiduga ja meil on... Mis innovaatilisi selliseid rohelahendusi meil siin oleks vaja? Et me oleme nüüd eemal siin Hispaaniast kõvasti, kus ongi suved väga, väga kuumad, siis, aga mida meil oleks vaja? Sest need ilmastikolud kindlasti muutuvad ka siin. Ja, siin see stsenaarium on teada, IPCC teadlaste kogu ju on see seltskond, kes need stsenaariumid juba on kirja pannud ja sajandi lõpuks oleme siis tänane selline Rumeenia, et vegetatsiooniperioodid muutuvad, nii-öelda need liigid, taimesordid, mida saab kasvatada, muutuvad põllumajandust, see kindlasti mõjutab mullaviljakuse innovatsioonid, vee- ja kastmissüsteemi innovatsioonid, et per ruutmeeter saada võimalikult palju toitu, see on nii-öelda agritech, põllumajandustehnoloogia on väga aktuaalne, kindlasti Eesti kontekstis aktuaalne. Eestit võib-olla selles puudutab ka ränne, et rändekriisi või seda
ilmaga või kliimamigratsioon on siis sellel sajandil väga popp teema. Parasvöötme riikides, kus on veel hea ja inimlik see temperatuur ja puhta vee olemasolu, et ju ka sellised sotsiaalsed innovatsioonid on väga aktuaalsed, aga nüüd AI kontekstis see on selline wild card või selline väga suur määramatus, sest et Eesti ei ole kuskil isolatsioonis oma mätta otsas, vaid meid kõik, mis ümberringi puudutab, sealhulgas Euroopa Liidu regulatsioonid, sealhulgas rändekriisid, sealhulgas sõda ja innovatsioon Eesti kontekstis täna ju kaitsetööstuse innovatsioon, et kui lääne pool räägib kaitsetööstuses, ida pool räägib sõjatööstusest ja on ju hea küsimus ka siin kerkinud, et kas kaitsetööstus on ESG compliant on ju, või et kas sõda kui ökotsiid on ju, genotsiidile lisaks, et ja seal on palju nüansse, et mida Eestil vaja oleks innovatsioonina. Eestil on vaja tugevat kaitsetööstuse innovatsiooni, mida täna ju startup kogukond väga kenasti edukalt eest veab. Ja minu jaoks ka kaitsetööstus on ESG compliant, sellepärast, et ju ESI teemaga ta väga selgelt tegeleb inimesed ja nende elud. Aga no kaitsetööstus ka ju siis e-poole pealt juba. Et sõda ei ole just väga keskkonnasõbralik. Väga keskkonnasõbralik. See on väga hästi öeldud. Ja ei, Euroopa bioloogilisest mitmekesisusest 35% on oli Ukrainas ja tõesti siis genotsiidile lisaks täna kasutatakse ka sõna ökotsiid ja Eesti startupid koos Kiievi startupidega ka pusivad väga palju, et näiteks radioaktiivsust tuvastada AI-ga, tehnoloogiaga, veesaastet tuvastada, vähendada tehnoloogiaga. Nii et seal poole peal on tegemist siin veel aastaid ja aastaid küllaga ja veel, mis ma tahtsin öelda, et mida Eesti siis vajab innovatsioonina, kõike seda, mida ka Euroopa Liit, aga Euroopa Liidu puhul see regulatsioon on natuke hakanud siis takistama selle ebaproportsionaalse mahu tõttu just, et iseenesest ju see peabki olema regulatiivne ja regulatsioonidega juhitud see teema, et seda iga inimene ise ei hakka kunagi. Et ma nüüd üksi siin mõtlen ja otsustan ja hakkan vähendama mõjualasid, et seda on palju küsida, nii et see kindlasti peab olema seadusandja poolt tulenev regulatiivne distsipliin. Aga jah, et kas see nii-öelda aruandlusproportsioon ja see eesmärk täna on tasakaalus, et see on olnud nii-öelda küsimärk pikalt, eks. Aga jällegi uus asi, muutuste juhtimine, arusaadav, segadust palju, müra palju, nii et jah, selline 5 aastat ma pakun, loksub see ka paika ja innovatsioonil on jälle ruumi rohkem. Kas just uus asi, aga ta on rohkem paika loksunud nüüd ja see on rohkem siis selgemini väljendatud või kommunikeeritav igatepidi. Et tahtsingi ka sinu poolt kuulda seda, et kuidas sa näed, et kas see regulatiivne surve on pigem takistav või see on samas selline hea teekonna stardiks või siis, et midagi üldse ette võtta? Ja regulatiivne surve kliimateemadel ja ma ei näe üldse, et oleks teisi variante, et kuidas kliimaga seotud riske, muutusid, mõjusid saaks ühiskondlikult kollektiivselt juhtida. Küll aga, mis nüüd nii-öelda ei olnud ootuspärane, ka Euroopa Liidu tasandil oli asjaolu, et esiteks Trump valiti jälle ära, mis oli juba natuke nagu ootuspärane, aga et ükski teine maailmajagu ei tulnud järele. Et Euroopa Liidu nii-öelda mõte oli ju selles, et me näitame eeskuju, teeme oma direktiivid, regulatsioonid, nügime kõiki ettevõtteid mõtlema, tegutsema, aru andma, kollektiivset teadmist tekitama selle aruandluse käigus, et parimad praktikad tuua välja. Ma tahaks loota, et see natukene läbi kas või kopi jõuab ka Aasia riikidesse. Ja sinnapoole, et Trump teeb ilmselt nüüd Ameerika pool
ja tema täidab oma eesmärgid. Tema tagurdab Pariisi kliimakokkuleppest kohe välja, aga India, Hiina, nemad ka pusivad, Brasiilia pusib, et on juba ametlikud dokumendid erinevatest maailmajagudest välja tulnud eesmärkide, nii kliimaeesmärkidega ja kasutatakse justkui ka samu termineid ja sõnu, aga need reaalsed sammud ja see päris sisu seal maailma jaoti on väga erinev, samamoodi USA's on ka ju ESG kasutusel terminina. No see termin on rohkem selline seal juba tahab midagi uut, värskemat. Ja just, et see termin on sealpool juba täitsa ära lörtsitud ja väga negatiivse varjundiga ja ta on ka sisustatud hoopis teistmoodi kui näiteks nüüd Euroopa Liidus. Nii et seda ei saa ka võrrelda nii üks ühele, et jah, regulatiivne surve peab sellel teemal olema, ma ei näe muid variante, et see asi üldse liiguks, aga kas see peab olema nii proportsionaalselt mahukas, see on selline küsimus, mis võib-olla saab tagantjärgi vastused, eks ju. Mahukas on ta lõpuks siis nagu ühel hetkel tulevikus, et saad alustada väikeste sammudega ja liikuda. Ja õnneks need järkjärgulised kohaldamisnõuded annavad natuke paindlikkust juurde, et pooled andmepunktid 1200-st ju võib täiesti rahulikult edasi lükata, seesama Scope 3, ka suured ettevõtted võivad 2025. aastal selle edasi lükata. Et jah, et seal omajagu sellist ruumi on ennast sisse kaevata, õppida ja alustada. Jah, et see on ka võib-olla siin hea koht seda sõnumit just rõhutada, et järkjärgulised kohaldamisnõuded annavad võimaluse pea pooled andmepunktid jätta järgmistesse aastatesse aruandesse sisse toomiseks, et võib-olla tegeledagi fokusseeritult kõigepealt alt võib-olla välja valitud 2-3 teemastandardiga, mis vastab olulisuse hindamisele, või nii-öelda tunnistatakse olulisuse hindamise käigus meile kohalduvaks, et jah, võtta niimoodi järk-järgult, mitte ühe korraga seda suurt tükki süüa ja teha sellest päriselt nii-öelda integreeritud juhtimistöörist. Ma arvan, et see ongi üks selline hea nõuanne, millega vaikselt siin otsad kokku tõmmata, aga ma küsiksin ikkagi, äkki on sul veel mõni selline nõuanne, mis siis VKE-dele just hästi vajalikud oleksid, et mida sa tahaksid siin veel öelda? Võib-olla soovitada mõnda tööriista veel, mida kasutusele võtta, mida sa ei ole käsitlenud? Ma võin muidugi maailma parimaid tööriistu soovitada, minu enda Exceleid võin soovitada. Ja kusjuures tõesti, ma tegin enda vajadusest lähtuvalt ise endale 2 olulisuse hindamise tööriistad ja need läksid väga hästi tööle ja ma laadisin nad oma Kestlik Innovatsioon lehele üles ka, et sealt saab neid lihtsa vaevaga soetada, need on VKE puhul täiesti good enough, rohkem kui good enough, et ka suurem ettevõtmine saab nendega oma harjutused ilusti ära teha, et jah, et tööriistad, mida ma välja tõin, digivõimendust saab keelemudelitelt, kes aitavad meil otsida allikaid, teha võrdlusi, analüüse, protsesse, küsidagi, et mis etapid ma pean läbima, et teha väärtusahela analüüs või mis etapid ma pean läbima, et teha kahese olulisuse analüüs, et kui ma annangi prompti või selle sisendi ette, ta oskab kenasti meid juhendada ja juba niidiotsi kätte anda, et Gemini isegi ma ütleks, et paremini kui chat GPT-4, aga ma ise ka veel seal võrdlen ja katsetan ja siis saan öelda pärast kindlamini, aga praegu Gemini on kuidagi pro just, ja, on jätnud sellise intelligentsema mulje, kui tohib nii öelda. Nii et tõesti tööriistadega mitte üle pingutada, et kui me näeme, et maja sees on Wordid või Excelid või nii-öelda olemasolev lahendus, kuhu me saame koguda protsessi paika panna, see on juba täitsa okei. Ja mitte pinges olla, mitte stressata nende 1200 punkti pärast. VKE võib täitsa rahulik olla nende puhul, sest audiitor ei tule neid 1200 küsima kohe homme, ei tule ka ülehomme, aga võib tulla suurettevõte küsida, et kas teil on vilepuhumise
dokument olemas, kas ettevõttes töötajad teavad, kelle poole pöörduda, kui on mõni juhtum, millest nad tahaks teada anda, kas tööaeg on reguleeritud õigesti ja õiglaselt, eks. Ega teil lapsi kuskil tagaruumides ja täpselt, et Eskriidi küsimustikud, mis ju tulevad siin VKE-dele suurtelt, hõlmavad kõiki teemasid, mis ESG endast kätkeb ja VKE ei pea ennast halvasti tundma, kui ta mõnele poole ütleb ei või veel ei ole teinud või veel ei kohaldu või ei ole mõjualasid veel hinnanud või tuvastanud, et see on okei. Lihtsalt seda nii-öelda saab läbida järk-järgult, etapiliselt, oluline on lihtsalt pihta hakata ja võib-olla see selline tegemise kramp või trots siis natuke alla suruda ja sisse vaadata ja kui tekib juba võib-olla selline esimene eduelamus, kas või see sama Rahandusministeeriumi CO2 tööriistaga Scope 1 ja 2 ära arvutada. Kliimaministeeriumi. Rahandusministeeriumil on kestlikkusaruandlus. .ee. et selle tööriistaga Scope 1 ja 2 ära teha juba eduelamus, juba tunne, et oota, mul on jalajälg mõõdetud, eks ju, piisaval määral ja Scope 1-2 ju eeldavad tegelikult seal 3 arvet, eks, aasta pealt kokku koguda sõiduki kütus, elektri ja soojusenergia põhimõtteliselt sellise keskmise või pisemapoolse VKE puhul. Nii et selliseid pisikesi eduelamusi koguda, võib-olla rohemärgise harjutus ära teha eesti keeles Keskkonnaagentuuriga 300 euro eest, eks, et kõike selliseid asju proovida ja siis hakkab juba tekkima tunne, et päris hea, oskan küll, saan hakkama küll. Ja kui kuskil hätta jääb, siis võib alati mõne ESG spetsialistiga siis ühendust võtta, kontakteeruda. Ja, kus see on väga hea point, et ESG inimesed on väga avatud aitama nõu andma. Mina ka pöördun võõra inimese poole LinkedInis ja ilusti aidatakse. Et pole mingit küsimust, et rahulikult pöörduge, küsige, suhelge, võtke võõras inimene, lisage LinkedInis, kirjutage, aga jah, et just selline julgus, et ära karda. Peale hakkamine. Küsi ja hakkame pusima ja küll see teekond ennast siis avab ka meie jaoks. Ja just. Aga aitäh, Anu, et sa mulle täna siia külla tulid. Mul oli sinuga väga meeldiv vestlus ja ma arvan, et ka meie kõik kuulajad ja vaatajad saavad siit väga palju kasulikku informatsiooni, kuidas nad oma teekonnal edasi liiguvad. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kui sulle see osa meeldis, siis pane ikka like ka ja kindlasti pea meeles, et vajutad ka siit siis follow või subscribe, et ka järgmiste osadega siis kursis olla. Aga näeme sinuga juba järgmine kord. Tšau!